Igal kolmapäeval tutvustame teile õnnelikke inimesi, kellel on kodus näiteks sellised koerad, nagu lamab meil praegu siin elutoa vaibal. Tema on hall soomlane, õiget nime ma ei suuda öelda, aga tema perenaine Helen Eelrand kindlasti oskab öelda. Tema päris õige nimi on Cosmic Blues Glamorous Girl ja olgu täpsustuseks öeldud, et ka tõug ei ole siiski mitte hall soomlane, vaid saksa dogi. Siiski nii, jah. Aga ometi ma tean, et te pereringis kutsute halliks soomlaseks ja kõik sõbrad kutsuvad. Noh, eks tal on palju häid nimesid. Mõnikord ütleks teda ka hundiks, mõnikord on ta tõesti hall soomlane, mõnikord on ta moloss. Et võiks öelda, et heal lapsel palju nimesid, aga ma ei tea, palju see hea lapse jutt nüüd paika peab tema puhul. Praegu on ta uskumatult hea. Jah, üllatavalt. Aga ikka Glammiks kutsuta? Glammi on tegelikult jah see nimi, mis on siis ametlikult käibel tema puhul. Ja saite koera Soomest? Jah, ostsime ta Jyvaskyla lähedalt sellisest väiksest kohast nagu Iisivesi ja selle kenneli nimi ongi siis Cosmic Blues, sellepärast ka see nime peen esimene pool. Kas koeral ei ole hinda, aga nii-öelda ostuhind peab olema? Jah, ta maksis mõnevõrra üle 20 000 Eesti krooni. See oli meie elu võib-olla üks ebapragmaatilisemaid otsuseid see koer osta, sest samal hetkel läks ka maja ehituseks ja et me oma korteri maha müüsime, siis oli meil see raha ka olemas, aga ega siis kui olla ainult pragmaatiline, siis ei olekski koer ja lapsi ilmselt kellelgi olemas. Ilmselt küll. Milline koer on dogi? Ma tean, et teil on kodus ka väike laps, 3 last, aga ka väga väike, pisike. Jah, nad tulidki meil Glammiga suhteliselt üheaegselt, ehk siis neil on tegelikult vanuses 5 kuud vahet, mõlemad on niimoodi alla ja peale 2 aasta. Peaks ütlema, et dogi on rahulik koer, tema puhul võib-olla noorusest tingituna seda veel nagu päris käibele võtta ei saa, kuigi näha on, et mingid esimesed mõistuse märgid annavad endast märku nüüd. Aga muidu ta on selline sülekoer. Ta ei aima ju seda, et ta on nii suur. Täpselt vastupidiselt taksile, kes meil ka kodus elab, kes arvab, et tema sees elab üks tegelikult palju suurem koer, nii dogi arvab, et ta on väike. Aga mida dogi sööb ja kui palju ta sööb? Palju näiteks on kuus toidu eelarve dogi puhul? Viimane kott toitu, mis me ostsime, oli 1500 krooni. Sellest võib-olla jätkub, ütleme, 3 nädalaks. Eks ta peaks sööma tegelikult oma spetsiaaltoitu ja see viimane tõesti oli ka dogidele mõeldud kohe sellised see kuivtoit, mille me kliinikust ossime. Vaesematel aegadel on ta söönud ka muid krõbuskeid ja eks ta vahetevahel ikka tahab pere toidu ülejääke ka süüa. Aga nii tõupuhtale koeral võib anda ükskõik mis nii-öelda pere? Ükskõik mida ei või, aga ma arvan, et ma ei pea süümekaid tundma, kui ma annan talle näiteks, ma ei tea, keedetud juurvilju, mis on meist üle jäänud või ükspäev me ostsime talle turult seapea, siis ta oli ka väga õnnelik. Kuidas ta nii rahulikuks on suutnud jääda? Ma olen näinud teda hoopis teistes oludes, et... Glammi, mis toimub? Laseme lahti suve. Proovime lahti lasta. Glammi, Katrin Siska. Katrin Siska. Glammi on nimelt haruldane koer, kes reageerib lausele Katrin Siska. Ehk et suur vanilja ninja austaja, kes ta tavaliselt tormab hoovist välja või? Karjudes. Aga praegu on ta täitsa rahumeelne ja pani meie... Glammi, tule siia. Glammi. Tule istu. Ta on just nagu kuulekas. Kas te käite... Istu siia. Tule, Glammi. Kas te käite temaga koolis ka näiteks? Ta on käinud koolis kutsikana. Selle nii-öelda basic koolitused on saanud. Aga nüüd enam mitte, ega see kohustuslik ei olegi, et siin praegu ongi see probleem, et mees käis temaga koolis. Mina selle ajal ootsin last, kui temal see kutsikapõlv oli ja eriti talvel libedaga sellise suure elukaga ei julgenud sinna minna, mis tõttu ma olen ka oluliselt väiksem autoriteet tema jaoks. Glammi, tule siia nüüd. Kuidas selle tatistamisega on? Kodus on kõik kohad ilmselt? Ühe dogi kohta on tema isegi veel väike tatistaja, aga kuna siin praegu olid küpsised saadavad, siis väike hõbeniit ikka, et... Aga kuidas ta on võõrastega, kui külalised tulevad? Erutatud. Ja ta on sõbralik koer, kuigi tema välimus võiks ju mõjuda hirmutavalt, aga halvim, mida ta inimesega teha võib, on see, et sabaga väike müks anda. Mis ta nüüd nii väga väike, aga... Mis on peamine, millega peab inimene arvestama, kui ta koju endale dogi võtab? Et see ei ole ainult ju suurus kindlasti. Tegelikult on vist nii, et mida suurem koer, seda suurem on see pahanduste kvaliteet ja kvantiteet, mis ta suudab teha, sest et ta kindlasti suudab närida rohkem kui väike koer. Ma lihtsalt võtan selle pealt, et me oleme ka taksi kasvatanud täiskasvanuks ja
noh, ütleme nii, et need hunnikud, mida tema suudab lasta, on märkimisväärselt suuremad, kui suudab seda väike koer. Samamoodi karva ajada, sest see pindala lihtsalt iseenesest on suurem ja põhiline on muidugi, et aega peab koera jaoks ikka olema, et see koer tahaks saada paar jooksutiiru kindlasti päevas. See on väga ilus vaatepilt, kui dogi oma sellist klassikalist galoppi laseb. Et jah, selle aja ja mõningate ebamugavustega tuleb ikka arvestada. Ja hoiab ka oma jooksuga pererahva vormis? Võib nii öelda küll, sest et mina tavaliselt, kui ta oli veel noorem ja natukenegi tohtis teda küla vahele lahti lasta, siis me käisime nii, et laps oli vankris ja dogi jooksis kõrval. Aga ma väga tänan sind, Helen, et oma armsa väikse sülekoeraga tulid meile stuudiosse ja nüüd uudised.